Arutelud sellel teemal, kas naastrehvidega linnakeskkonnas sõitmine on sobiv valik või mitte, on küll kestnud aastaid ja aastaid. Nüüd on aga üks pealinna abilinnapea võtnud endale selge suuna, et naastrehvidega sõitmist linnakeskkonnas vähendada. See on tõesti mul südameasi, sest naastrehvi kasutus on ebaproportsionaalselt suur Tallinnas ja teavitustöö inimestele, et nende rehvi valik põhjustab suurt teede kulumist, terviseprobleeme, et ma arvan, et seda on vaja rohkem teha ja iga natuke rohkem infot aitab, et me saaksime seda krõbistamist siin taustal vähemaks. Roose tunnistab, et uuringuid selle kohta napib, kas linnas sõidavad naastrehviga rohkem need, kes maapiirkondadest linna tulevad või linnaelanikud ise. Analüüsi aga oleks vaja. Sellest johtuvalt kohtus Roose täna TalTechi vanemteaduriga. Kui kiiresti aga värskelt maha pandud asfalt tiheda liiklusega kohas püsib, kui sellel palju naastrehviga sõita? Hullemad näited on 5–7 aastat, et tegelikult pannakse uus asfalt ja nii kiiresti on juba vaja seda välja vahetada. Tegelikult meie asfaltteed on juba projekteeritud niimoodi, nad peaksid võimalikult hästi naastrehvidele vastu, ehk siis, aga ikkagi metallist naast on ikkagi tugevam ja lõpuks ta kulutab selle teekatte ära. Millised on aga üldse linna hoovad selleks, et valdkonda reguleerida? Linn saab teha teavitustööd. Tallinn on seda teinud juba 10 aastat, aga need paar plakatit, mis hooaja alguses ja lõpus tänavatel ilmuvad, ei ole kindlasti piisav. Linn saab lisaks sellele kaaluda erinevaid keelamist, kõike muud, aga täna mina sinna suunda ei läheks esimese asjana, sest ma arvan, et on ikkagi teavitusküsimus esimesena vaja lahendada. Teavituskampaaniaid rohkem. Lisaks sellele võib-olla võiks ka mõelda, et selle asemel, et teederemondile aastas circa 8 miljonit rohkem kulutada, võiksime me mingi osa sellest anda toetusena neile, kes lähevad naastrehvilt lamellile üle. Et ka selline mõte on läbi käinud. Teema veel linnavalitsuse lauale pole jõudnud, aga Roose kinnitab, et teiste linnajuhtide ette ta selle ühel hetkel viib.